Joe Rogan on lõpuks ärganud. Jah, teate küll, see tohutu taskuhäälingu tegija, kellele meeldib keerulistel teemadel ringi keerutada ja tegelikult kuhugi mitte jõuda. On otsustanud, et on aeg tegelikult aru saada, mis Ühendkuningriigis toimub ja miks kõik laguneb. Sest lagunemas see tõesti on, mu sõbrad. Kui sul on selline riik nagu Inglismaa, mis lihtsalt laseb nad sisse, massiline sisseränne, ja siis sa ignoreerid kogu seda kaost, mis sellega kaasneb. See ei ole hea. Ja see paneb mõtlema, kas nad tahavad, et ühiskond laguneks nii kaugele, et nad saaksid öelda, hei, me teeme uued seadused, et teid kaitsta. Sest teid on vaja kaitsta. Nii et igal pool on massiline jälgimine, rohkem politseinike tänavatel, rohkem inimesi arreteeritakse. Ja Inglismaal tead, arreteeritakse inimesi ka sotsiaalmeedia postituste pärast. Olen sellest 1000 kordi kuulnud. See on hullumeelne. Rohkem kui Hiinas, rohkem kui Venemaal, rohkem kui Venemaal ja Hiinas kokku. See, mis Ühendkuningriigis toimub, on hullumeelne. Ja tore on lõpuks näha, et Joe Rogan ei kavatse selle ees lihtsalt pead liiva alla peita. Vaata, ta on intelligentne mees, ta on selgelt edukas, ta teab selgelt, millest ta räägib. Ja ometi mingil põhjusel selle teema puhul on ta olnud meele järele. Ja ta pole teinud seda, et tegelikult välja öelda, kui hull see on, mis Ühendkuningriigis toimub, sest see on täiesti hullumeelne. Hea uudis on see, et Dave Rubin ei karda sellele tähelepanu juhtida. Tänu jumalale tema eest. Sel aastal 1000 inimest, eelmisel aastal 12 000. Ja see oligi Magna Carta. Teine probleem, mis teil on, ilmselgelt, lisaks immigratsioonile, kultuurile ja mõrvadele, mis tänavatel toimuvad. Ja ma tean, et osa neist juhtub üsna teie lähedal. Ning lisaks panete inimesi vangi ka Twitteri postituste pärast, kui need lähevad narratiiviga vastuollu. Olgu see siis üks neist lugudest või midagi muud. Siin on RFK Jr., kes räägib sellest, mis toimub teisel pool ookeani. Ja vaadake, mis toimub praegu Inglismaal. Teate küll, inimesed lähevad vangi Twitteri postituste pärast. Sel aastal 12 000 inimest. See on peaaegu arusaamatu, kui halvaks asjad on läinud, eks. See pole ainult see, et nad on lasknud hullumeelsel asjal juhtuda, hullumeelsel ühiskonnal tulla ja oma enda ühiskonna üle võtta. Aga nad panevad inimesi ka reaalselt vangi, just kui me elaksime Vene KGB aegadel, lihtsalt selle eest, et nad ütlevad, et neile ei meeldi, et nende ühiskond laguneb, nad pannakse selle eest vangi. Ma mõtlen, mulle on öeldud, et ma ei tohi oma kodulinna tagasi minna, sest mind võidakse pidada terroristiks lihtsalt sellepärast, et ma ütlen, et mulle ei meeldi kõik, mis toimub. 12 000 viimase aasta jooksul. Ja siin kirjutati Magna Carta, aga nüüd on see lihtsalt diktatuur. Nad kaotasid vandekohtu, välja arvatud mõrva, vägistamise ja veel mõne asja puhul. Nüüd otsustab ainult kohtunik. Nii et tead, mis iganes see on, kui see on sotsiaalmeedia rikkumine, siis ei mõista sinu üle kohut enam sinuga võrdsete hulgast valitud vandekohus. Ei, sul on. Sind mõistab kohut kohtunik. Ja suur osa sellest on immigratsioonikriitika, nagu õigustatud immigratsioonikriitika ja õigustatud kriitika kuritegude kohta, mis on toime pandud, ning inimeste pahameel, mis on täiesti normaalne. Aga selle asemel, et midagi ette võtta, tahavad nad inimesi arreteerida selle eest, et nad kaebavad. Õige. On täiesti normaalne öelda, et meile ei meeldi kuritegevus, kui sa elad normaalses riigis. Aga kui valitsus lubab kuritegevust, siis see valitsus ei taha, et sa seda ütleksid. Nad lihtsalt ei taha, et sa seda ütleksid. Tänu jumalale, et Kiia on läinud, aga ma ei tea, kas seda asendab parem inimene. Andrew, ma peaksin paari päeva pärast sinu riiki tulema kunstikonverentsile, mida ma igal aastal korraldan. Praegu pole selge, kas ma lähen, sest olen hetkel veidi vigastatud ja ei tea, kas reisimine oleks liiga koormav. Aga kui ma eelmisel aastal kunstikonverentsil seal olin, sõin õhtust paljude meie sõpradega, kes on saates osalenud. Nimesid pole praegu vaja mainida. Ja me kõik rääkisime sellest, kuidas esimest korda elus olime teises riigis, kus kartsime säutsuda seda, mida mõtlesime. Ma mäletan, et mõtlesin, et ma lihtsalt ei taha sattuda. See ei olnud nii, et ma arvasin, et mind arreteeritakse ameeriklasena, sest ma midagi säutsusin. Aga ma ei tahtnud, et mind tollis kinni peetaks või et tekiks mõni muu probleem, mida nad võivad tekitada. Ma mõtlen, sa oled Briti kodanik. Sa säutsud vastuolulistel teemadel. See peab olema sama muret tekitav või kõik muu. Jah, ma mõtlen, ma olin sellel õhtusöögil. Sa võid mäletada. Ma ei teadnud, et see oli lihtsalt nii. Ma ei teadnud, kuidas, tead küll, ma lihtsalt kaitsen siin süütuid. Olgu, jah. Ma lihtsalt igaks juhuks, kui see ei jätnud piisavalt muljet, aga ma olin seal. Aga jah, ma mõtlen, vaata, tegelikult on väga raske aru saada, kui palju ma pean muretsema näiteks. Mul pole kunagi keegi uksele koputanud. Nad teavad ka. Kes iganes see on, ma mõtlesin selle peale. Kas see on mingi varjuline tegelane politsei tipus? Kas mõni poliitik räägib politseiga ja ütleb, et kuule,
sa peaksid selle vastu karmimalt tegutsema. Mis iganes see ka poleks, nad peaksid tegema otsuse kellegi nagu minu puhul, kuna mul on nüüd üks suuremaid saateid Ühendkuningriigis või kellegi nagu Konstantin või Francis puhul. See on suur otsus, sest kui nad seda teevad, saab sellest veelgi suurem lugu. See jõuab esikülje uudistesse, isegi rohkem kui need mõned naeruväärsed lood juba olid. Nii et mulle pole kunagi uksele koputatud. Ma peaaegu sooviksin, et see juhtuks, tead, sest siis oleks nagu, okei, võta kaamera, see tead küll. Nii et ma ei istu siin sama hirmuga, nagu keegi võiks tunda Venemaal. Ja inimesed toovad ka selle välja, et praegu on sõnavabaduse rikkumiste eest rohkem arreteerimisi kui Venemaal. Ma mõtlen, see on naeruväärne, et me oleme üldse jõudnud sellisesse etappi, kus me saame neid võrrelda või samastada. Küll aga ütleksin, et ma kahtlen, kas Venemaa üldse registreerib kõiki oma sõnavabaduse rikkumisi. Nii et tegelikult me ei tea seda täielikult. Aga mõned inimesed, keda ma olen viimastel aastatel sellel teemal intervjueerinud, on rääkinud, et keegi pandi terveks päevaks arestikambrisse. Sest keegi kaebas, et ta oli WhatsAppi grupis koos koolikaaslastega ja kritiseeris kooli. Ta ei ropendanud ega kasutanud rassistlikku keelt. Ta oli lihtsalt väga kriitiline. Kuul kaebas ja mitu politseinikku ilmusid tema ukse taha, võtsid ta ja ta naise nende tütre silme all kaasa ning arreteerisid nad. Kohutav asi, aga see tütar ei unusta seda kunagi. Ja nad pandi pikaks ajaks vangikongi. See on tõesti murettekitav. Ja kahjuks liigume me järjest enam autoritaarsuse poole. Ma ei taha end korrata, aga ma räägin sageli multikultuursusest. Ma arvan, et see on paljuski kõige keskmes. Ja lõpuks, sa küsisid varem, mis annab politseile või valitsusele tegelikult õiguse valitseda või on nad sellest loobunud? See on väga keeruline küsimus ja ma arvan, et hirmutav osa sellest, millele inimesed tegelikult ei mõtle, ei ole ainult valitsus, vaid ka BBC, mis peaks olema riiklik ringhääling. Ja või vaielda selle üle, kas riiklik ringhääling on hea või mitte, aga lõppkokkuvõttes peaks see peegeldama riigi kultuuri. See ei tee seda. Kiirteade kõigile, kes mõtlevad. See ei tee seda. Kui kultuur on definitsiooni järgi mitmekesine, see on mitmekesine, mis iganes see mitmekesine tähendab, siis mida see meile siis üldse peegeldab? Nii et see, mida sina ja mina ning mida Jeffrey võib-olla ütleb või mõtleb ning mida enamik tema publikust arvab laste seksuaalse ärakasutamise jõukude kohta, ei ole ilmselgelt see, mida Cenk arvab. Ja see ei ole ka see, mida nüüd 5 või 6 miljonit moslemit arvavad. See ei tähenda, et moslemid kõik sellega nõustuksid. Loomulikult nad ei nõustu. Aga meil on selles riigis 5 või isegi rohkem miljonit inimest, kellest paljud on teistest etnilistest taustadest, kes lihtsalt potentsiaalselt, mitte kõik, ma tõesti ei mõtle kõiki, aga paljud neist ei näi arvavat, et see on suur probleem. Mida peaks BBC siis tegema? See peegeldab riiki. Riik muutub järjest moslemi usulisemaks. Kui vaadata ka moslemeid, siis riikides, kus moslemid elavad ja kus meil ei ole äärmuslust ega radikalismi, on tegemist üsna autoritaarsete riikidega, näiteks Emiraadiriigid. Teine koht on Iisrael. Seal on 20% moslemeid riigis. Neil ei ole nii palju probleeme. Probleeme on, aga mitte sellisel tasemel nagu Ühendkuningriigis. Aga Iisraelil on väga tugev kontroll. Nii või teisiti, me muutume ja oleme juba muutumas autoritaarsemaks riigiks erinevatel põhjustel, millest paljud on seotud multikultuursusega. See on tegelikult hirmutav vaadata, kuidas riik, mida sa armastad, lihtsalt laguneb ja laguneb su silme all. Oled kuulnud ajaloolisi lugusid? Tead küll, kuidas Saksamaa 1920-ndatel oli ühtemoodi ja siis kõik muutus. Ja nüüd on tunne, nagu sa vaataksid seda päriselt juhtumas Ühendkuningriigis. Ja see ongi plaan, käsiraamat selle kohta, mis hakkab juhtuma kõikjal, kui me tegelikult vastu ei hakka. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.